No ahoi! Peale väikest pausi olen jälle metsa poole tulnud. Ja jõudsin nii hilja, et pime on juba. Aga ma üritan valgusega seda kohta natuke näidata. Ühesõnaga olen jõudnud sinialliku RMK lõkke kohta kusagil Viljandimaal ja väga siin praegu midagi näidata ei ole, pime on. Aga lauake, mingi grillase, siit läheb matkarajale WC ja muud ei midagi. Aga kuna suht pime on, siis panen kiiresti telgi siin püsti ja siis juba, kui telgi valgus on, siis saab juba paremini siin õhtuseid toimetamisi näidata. Aga jah, toimetan ja siis vaatame edasi. Keerasin auto ringi, tuled siia lõkkeka poole ja on valgem telk püsti panna. Siin paistab puukurki ka, aga puid ma võtsin ise kaasa. Jälle ei näe, aga midagi siin on. Eks pärast näeb. Panin pealambi ette ja nüüd saab natukene paremini ümbrust näidata. Ühesõnaga puukur kohe parkla kõrval. Mingeid puid siin on ka. Nii et saab selle üks osas hakkama. Siis kuningate koda. Täitsa puhas. Ja telk on ka püsti. Panin kohe laua juurde ja uksega lõkke aseme poole vaate. Pingid on märjad, vihm on sadanud, enda pink on kaasas. Aga liha tahan grillida. Panen grilli käima siin. Ahjus enne tuld ei teegi, kui väljas olen ära toimetanud. Ja kuna sees on valgus ja siis hakkan sees toimetama. Ja mis ma avastasin veel? Avastasin ühe asja, et magamiskotti ma kaasa ei võtnudki. Vahel juhtub siukseid asju, aga ei ole hullu. Ma panin pagasisse ühe fliispleedi või midagi sellist alla, et puud prahti ei ajaks ja nii edasi. Ja eks ma saan hakkama selle tekiga. Praegu aga sätingi tule ülesse, et sütasid midagi teha ja siis hakkan vaikselt telki sisustama. Päris tükk tegemist oli tule alla tegemisega. Ega midagi tulehakatust kaasa ei võtnud ju. Lihtsalt puud ja siis ma tegin neid mingi süütesule moodi asju. Ja ma ikkagi panen telgiahju ka tule alla, sellepärast et tahaks midagi sooja juua. Saab vee keema panna. Voodite asjadega mässan hiljem. Panen liha peale, siis vahepeal saab siin toimetada midagi. Aga muidu on päris mõnus. Kell on kuskil
kohe ütlen. Kell on kuskil 6:30. Väljas on juba päris pime ju. Aga saab siin mõnuleda tükk aega. Nii ta mul jälle käib. Vahepeal kakkusin söögikottidest välja. Täna on 2 šašlõkipakki. Šašlõk sealihast ja siis mingi šašlõk punases marinaadis. Ja makaronisalatit, kuna nii hilja tulin siia, siis ma ei hakanud midagi nullist kaasa võtma, et hakkan siin potis möllama. Ja hommikuks karbonarat ja siis kohvimagreemi. Ja ongi hästi, homme lähen ju koju tagasi. Liha jaoks võtsin termopoti, mida ei jõua ära süüa, saab veel soojas olla ja õhtu otsa süüa. Süüted vaikselt käivad. Võtsin enda resti ka kaasa, saab liha siia vahele panna ja siis pöörata ja nii edasi. Praegu põletan seal vana siit lihajääke ära, mis on resti külge kinni jäänud. Ja kohvivesi läks ka keema. Puid on üks suur kott veel, siis väiksem hunnik juba. Osa ma panin ju šašlõki jaoks. Ja siin on ka puid veel, aga kõigepealt ma kasutan enda omasid. Ja magamiskotti ei ole ja nii ma sättisin siis enda pesa pleit peale ja matt on ka veel all voodi peal ja täis puutab padi. Lauda ma ei hakkagi siin kokku panema. Pingi ääres istuda ja midagi siia puupaku peale ka panna. Aga seni kuni siin lihaga möll on, olen väljas rohkem. Käin siin ainult pliidil puid alla viskamas. Aga mis ma ikka seletan, pime on, nii et ma arvan, et mingi aeg, kui telgis juba toimetan, liha on valmis ja nii edasi, siis näitan midagi, aga põhiosas tuleb homme hommikul. Vihma hakkas sadama, tuli tuppa kolida. Istun siin ahju ees, joon kohvi ja vahepeal käin vaatan liha. See on ka täitsa viisakas juba. Natuke siit sealt kõrbenud, aga ei ole hullu. Suuremad tükid on kindlasti veel seest toore võitu, et lasen natuke olla ja siis kolin tuppa ära ja uks kinni ja on mõnus. Ja mida ma nüüd seekord tähele panen selle vihmasajuga, et kui esimest korda ma seda ahju katsetamas käisin ja selle ülemise selle nii-öelda musta selle katte, mis seal sääsevõrgu peal on, poolenisti üle tõmbasin, siis hakkaski telk sisse ajama vihmaga. Hakkas mööda neid ääri voolama. Mina mõtlesin, et telk lekib. Aga praegu, kui ta on nüüd sellel pealmisel osal on kauk sisse lõigatud ainult, siis telk on kuiv. Nii et kestab veel selle hooaja kindlasti ära ja mine tea, võib-olla hoopis järgmise ka. Et see on positiivne. Nii et märjaks ei saa. Aga mis seal ikka? Tuleb oodata, kuni liha saab sööma hakata jälle. Ja saigi lihake valmis. Tõssin salati ära. Taldriku peale. Nii. Ja liha. Tuleb kuidagi sellega tegeleda ühe käega. Nii.
siin on mitut sorti, punane ja tavaline. võtame paar tavalist ja siis paar punast ja nii. nii. kaan peale tagasi, siis ei lähe külmaks. Ketšupit ka peale ja ongi õhtusöök olemas. Mina hakkan nüüd sööma ja head isu mulle. Kõht saigi täis söödud. Aga kell vaikselt on saanud 9 ja vaikselt kütan siin. Erilist suurt midagi ei tee. Ma arvan, varsti roningi kotti ära või siia pleedi sisse magamiskott jäi koju ju. Aga selles suhtes, et suht varakult on tegelikult üleval juba oldud, et 7 ajal läksin bussi peale, sõitsin Tartusse, Tartust võtsin auto ja nii mu päev on läinud siin seal külas ka ja usun, et tuleb ära vajuda, siis hommikul saab siin ümbruses ringi tatsata ja kui on valge, vaadata täpsemalt, kus ma olen ja mis koht see on. Ma arvan, et tänaseks aitab ja ütlen head ööd. Hommik, kell on umbes 8 ja telgis on päris jahe. Öösel ärkasin ka korra ülesse, siis tegin tule alla ja üsna kiiresti oli jälle soe. Nüüd ka praegu veel vedelen teki all, aga panin gaasiradika ja ahju käima ja vedelen üks tunnike, kuni mingi soe on sees siin, siis ajan ennast üles ja teen hommikukohvi ja närin midagi aga praegu ei taha siit teki seest veel välja pugeda. Liiga jahe on. Aga sain hakkama ilma magamiskotita. Ajasingi teki seest ennast välja. Päris soojaks on seest läinud. Nii, nüüd tuleb õuetiir teha ja näidata ümbrust midagi. Lähen võtan puukorjalt mõned puud ka, siis ei pea enda teist kotti lahti tegema, saab selle järgmiseks korraks jätta. Aga lähme vaatame. Selline ta siis on. Väike lauake, grillase, WC ja puukuur on seal taga ja auto paistab ka kohe siit telgi tagant. Parkla on päris mitmele autole. Ohoh, sealpool on ka lõkkeplats. Kohe lähen seda uudistama, aga vaatan seda kaarti siin. Eile, kui ma tulin alguses, siis ma sõitsin siia parklasse ja vaatasin, et autoga edasi minna ei tohi. Pikk maa on laagrisse veel
ja siis avastasin, et saab teiselt poolt ka ju ligi ja siis sõitsin kuidagi ringiga siia. Siin saab teha väiksema ringi ja minna pikemale. Pärast ma vaatan, kuidas ma teen, et kas ma teen selle väikse ringi või lähen teen selle pika ringi ära. Aga kõigepealt on kohvi vaja teha ja juua. Nojah. Lähme uudistame siis seda teist lõkkeplatsi ka. Kui õhtul tulin pimedas ei näinudki, et teine on ka siin. Panin telgi uute vaiadega. Ostsin talvisemad välja 40 centimeetrit ja telgile 20 centimeetrit pikad. Eile ma siit puid ei kasutanudki, võtsin ühe paku vist ainult. Aga nüüd ma võtan ka. Nii. Teelõlkas on päris lahe. Selline katusealune. Saab istuda siin kuivemas istuda ja siis teha lõket ja siia oleks pannud telgi ja nojah. Aga tuleb kohvivesi käima panna ja siis ahi telgist välja võtta jahtuma ja asju pakkima hakata. Pakin seekord asjad enne ära, saavad auto peale ja siis lähen tatsan siin ringi. Siis pärast rajalt tuleb, siis saab kohe liikuma hakata. Ei pea siin veel eraldi pakkima hakkama. Vesi on tulel, puud on tehtud ja selle makaroniroaga on nii, et ei pane karpi, vaid kallan sisupotti mõlemad ära ja siis selle koguse järgi kallan kuuma vee siia potti ja siis ta võib siin potis haududa, on mugavam süüa ka. Ja siis viskan vist liha ka veel, mis eile alles jäi panni peale ja lasen seda ka neid veidi soojaks. Ja lihakord läks tulele. Kohvi on valmis ja makaroniroka tõmbab. Mõtlesin siin vahepeal, kuidas ma teen, et ma pakin siit seest asjad ära auto peale, aga ahju jätan telgiga püsti ja kui ma rajalt tulen, siis on telk jahtunud või telgiahi, et siis on nagu mugavam, julgem teda kokku pakkida ja auto peale tõsta, et ma arvan, et selle ajaga ta ei jahtu ära, kui ma siin neid asju pakin veel, et siis ta saab kauem jahtuda.
saidki asjad autosse. Ahjul teen siidri lahti. Panin vahepeal puid alla, soe oli siin asju pakkida. Ainult telgi ahjukott ja selle telgikott on seal eraldi kotis ja vaiade kott, need jäävad siia. Aga nüüd ma lähen siis rajale, panen telgi ukse kinni ja vaatame, kuhu rada viib ja kui suure ringi ma teen. Seni põleb ahi tühjaks ja jahtub maha. Nii siis alustan. Palju kõndinud ei ole ja juba leidsin midagi huvitavat. Siin on kellegi varjualune. Okei, see on nii väike, et siin ei ole keegi ööbinud, aga see on kindlasti lihtsalt siin meesterdamise mõttes tehtud. Ja siin lähebki vist rada 2. Läheb otse edasi ja siis siit ülesse. Ma arvan, et siit ma lähengi ja siis ma teen selle väikse ringi. Ma oletan muidugi, aga ma kontrollin üle, et kas see on see, kus pöörab ära. Jah, see Mäkke tõus on see raja osa. Lõkekas jääb sinna mäe alla. Aga praegu on küll väga huvitav rada. Päris kõrgele olen jõudnud. Ma eeldan, et siit läheb rada. Siin on mingi trepp. Lähen käin all, vaatan, mis toimub. Kuigi sinnapoole läks üks rada ja sinna läheb ka. Et oletan, et see on see. Lähen kiikan, mis all toimub. Siin peab võinud maru ettevaatlikult minema. Tundub, et olen rajal ikka. Seal ma näen ühte mingit rajapunkti. Trepp on väga amortiseerunud ära. Siin on väga keeruline astuda. Päris ettevaatlikult peab minema. Nii. No näed sa. Mingi puudurikas. Peaasi, et ei kuku. Vist pääsesin tervelt alla. Võib-olla ma lõikasin, ei tea. Võib-olla sealt ülevalt oleks radaringiga siia tulnud. Siin on mingi allikas. See ongi see siniallikas siis või. Siin vee all midagi muntsub, vett tuleb peale. Siit saab joogi vett võtta ja. Aga mul on vett, nii et ei ole vaja.
See on kaitse all. Aga väga huvitav. Kõnnin edasi. Nagu kaardil on näha, jõudsin siia ristmikku. Ühesõnaga pole väga palju kõndinud, seega ma lähen selle pikema ringi sirge peale ka, kus tuleb edasi tagasi käia. Lähme uudistame seda ka siis. Maanteed on lähedal, automüra on päris tugev. Siin ääres on see järv, mis kaardi peal paistis. Jääb siia taha. Ohoh, seal on mingi ujumisplatvorm. Võib-olla tagasi minnes viib rada sinna ka. Seal on mitu seda platvormi ujupurret. Järjest tuleb. Seal on 2 tükki, siis sealpool on 1. Võib-olla need on eramaad ja siis on sellepärast seal need kohad, ei tea, aga saab näha. Vaatame, ehk saab paremini pildile. Ei saa videos on liiga kaugele. Rada on siiamaani suht sirgelt kulgenud ja jõuan nüüd kuhugi ristmikku vist välja. Siin on ujumiskoht ka puhkepingiga ja prügikast ja siin on mingi infotahvel. Siin läheb T8. Tuleb veel üks ringike. Kohe näitan rakenduses ka, ega siin väga otseselt viitasid ei ole. Sealt äärest oleks saanud ka tulla, mis enne pööras ära. Aga ühesõnaga jõudsin siia ristmikku, nüüd hoian vasakule. Käin siit vasakut äärtpidi lõppu ja siis tulen järve äärtpidi tagasi siia ristmikku. Siin on mingi talvine sõiduplaan. Siin on mingid rongid kunagi olnud. Aga võib-olla siit ongi mingid vana mingi kitsareetmelise raudteekohad, mis on üles võetud ja siis on need rajaks tehtud. Aga ma ainult oletan. Keegi täpsemalt teab, võib kommenteerida. Ja. No ja siit näebki seda järve lähemalt siis.
laud, väike lõkkase, 2 pingiga lahtine ja siin ka ujusild, riietuskabiin pingiga. Ma arvan, et need ujuvsilad on eramaade omad kõik. 1, 2, 3 ja seal taga on 3, 6 tükki ja see on 7. Nojah. Jälle üks huvitav koht. Kui siin on need ujuvsillad, siis ma arvan, siin võib kala ka püüda, et pole kala püüdminegi keelatud. Ja see rada, kuhu ma nüüd lähen, viib kuhugi Linnamäele, mingi vana Linnamäe koht või midagi sihukest. Lähme vaatame, mis siin üleval on. Või jalutan kuskile kellegi eraaeda. Täitsa lage plats. See on siis see Linnamägi. Rada ei lähegi väga kaugelt, suht paralleelselt. Mäe all on see teine rada, mida mööda tagasi kõnnin ja mäe otsas on siis see suht kõrvuti. Sealtpoolt ma siis tulin, kuulsin veevulinat, et tulen vaatan, mis siin täpsemalt toimub. Siis leidsin siin mingi vana koha kividest laotud. Mis rolli see täitis, ei tea. Võib-olla mingi müüritorni osa, kui see oli mingi linnuse moodi asi. Siit läheb mingi rada edasi. Okei. Siin on mingi kärestikulisem koht. Ja siin on ka mingid müürid maakivist. Okei, lähme tagasi. Seal eespool ma nägin tõkkepuud, aga see on kindlasti selle jaoks, et autodega ei sõidetaks. Kuidagi ma pean jõudma ju selle enda raja peal tagasi. Seal täitsa tundub nagu kellegi hoov. Hoov päris ei ole, see on lihtsalt autode jaoks pandud. Et siia ei tohi autoga sõita. Aga mingid majapidamised tulevad ka siin. Okei. Ma arvan, et ma
siia jäi kuskile lõkekas ja siit panin tüt-tüt-tüt-tüt. Ja tulin tagasi. Tulen siit äärpidi. Ma arvan. Kindel ei ole. Ja siin on mingit silda näha. Ma arvan, see on ka mingi raudteesild. Ja siin ei ole üldse metsa. Ja praegu on siin täielik potrik. Nojah. Aga seal on mingi eramaa. Ütleme, kas siit saab rajale tagasi. Ei saa. Sealt poolt. Jõudsingi teisele poole otsa. Päike tuleb välja. Eile ma käisin siin. Sõitsingi alguses autoga siia. Ja siis vaatasin infotahvlit. Autoga edasi ei tohi. Läbikäik lubatud jalgsi või rattaga. Siis ma mõtlesin, okei, tuleb uus plaan teha, et lõkekale ei saa, et lõkekas jääb kaugele autost ja auto jääb kohe maantee äärde. Siis vaatasin uuesti kaarti ja selgus, et saab ikkagi autoga teisele poole lõkekale. Ja siis tegin pikema ringi. Aga sinna sõita oli ringiga ikka päris tükk maad. See siin oli linnulennult kohe siin samas. Nüüd tuleb siis pikk sirge lõik tagasi Telgini. Jõudsin tagasi siia ristmiku. Teisel pool, kui nüüd uurida, siis selgubki, et need on kunagised reepakohad. Läheb siit päris pikalt. Mis mulle silma jäi, siin on siuke asi nagu Loodi matkarada ja koopad. Võib-olla lähen sinna ka veel. Vaatab jooksvalt, kui telk saab pakitud. Ning tagasi ma jõudsingi. Joon lonksu vett ja pakin asjad kokku ja siis teen plaani, et kas ma lähen sinna teise matkaraja peale või ei lähe. Aga see selgub veel. Ja saigi telk kokku ning uues kohas. Auto parklas ja siin parkla juures on jälle üks lõkkeplats. Loodi mõisa pargist või mõisast saab see alguse. Siin on siuke suurem lõkkeplats 2 grillkojaga, aga praegu on siin kehva telkida, sest märg on. Suvel on kindlasti hea, aga praegu selle siia pole mõtet vist tulla telkima. Ja siis selline suur lauake või siuke katusealune. Aga kuhu ma täpsemalt tulen siis? Tulen Loodi põrguorgu. Vaatab siin seda kohta ka. Siin on ka WC-d, puukuur, rajaviit. Läheb siis sinna poole. Siit on ka midagi. Ahaa, siin on mingi rajalõik on suletud. Rada on mitte läbitav. Siia siis ei lähe. Võtan suuna siis ametliku viitapidi. Teeb ka see siukese ringikese ära ja jõuab algusesse tagasi, et pole siuke edasi-tagasi rada. Algus on siuke tavaline tee. Enne sõitis siit üks auto ka, aga see ei paistnud küll mingi hooldussõiduk. Muidu raja alguses oli keelumärk, et
ainult hooldussõidukid. Nojah, eks ma jalutan ja kui midagi põnevat näen, siis näitan. Jõuan kuhugi raja algusesse. Aga siin on ka mingi jutt, et rada pole läbitav. Nojah, siis ei saa siit minna. Aga vaatan, mis seal üleval pool on. Siin on küll mingi taluviit, aga siin on orjakoera silt. Ja see läheb siit tagasi algusesse suht. Nüüd ma ei teagi. Ma arvan, et ma natukene siit kõnnin, et kui kaugele see üldse läheb ja noh, kuskil maal see lõpeb ära, see, et enam ei saa läbi minna või midagi, kuna on kas kõik vee all või mis teema on, aga praegu siit on ju normaalne kõndida, et ma lihtsalt uudistan, kas annab minna. Proovima ju peab. Algus on küll huvitav. Sükeste küngaste vahelt. Hetkel on täitsa kõnnitav see. Võtsin RMK äppi lahti ja seal oli kirjas, et keelatud pole kõndida, ma arvan. Seal oli, et nad soovitavad mingeid teisi matkaradasid üldse kuhu minna. Aga point on selles, et kuskil erametsas oli raiet tehtud ja siis ju seal on nii ära songitud, et selle tõttu on see mitte läbitav. Aga otsest keelumärki ei olnud, et ei tohi minna. Soovitati lihtsalt mujale minna. Aga praegu siin on täitsa kõnnitav ja pole mingit probleeme. Aga kindlasti, kui ma jõuan kuskile kohta, kust enam läbi ei saa, siis tuleb ots ringi pöörata ja tagasi kõndida ja tulevikus siia rajal tulla. Aga hetkel ma ikkagi üritan. Siin on isegi viidad ilusti olemas, kuhu poole tuleks pöörata ja nii edasi. Paika vajake. Siin on 4D rist. Nool näitab sinna ja sinna. Aga siit lähevad ka veel rajad edasi. Peab jälle äppi lahti võtma. Vaatama lähemalt. Nii. Siin on leviga suht 0. Aga eks ma lähen siit seda noolt pidi.
siin on juba päris kitsas oda. Aga veel on näha, et saab kõndida. See vist ongi see põrguorg, ma arvan. Siit läheb julmalt mäkke üles järsk tõus. Täitsa põnev kohe uidata sellist rada pidi. Ümberringi on suured mäenõlvad. Siin mäenõlva otsas on isegi mingi maja. Kohe täiesti ääres, et terrassi pealt vaatad otse alla. Aga selline uhke koht, jumala puhas vesi. Oleks veevarud otsas, siis saaksid täiendada. Siin vist ongi see raieteema, millest RMK äpp rääkis, aga hetkel nagu ei ole küll midagi sellist, et jalutada ei saaks. Täiesti kõnnitav, mingeid rööpaid ei ole. Ma ei tea. Siin on mingi riit püsti pandud. Paistu. Üritan selle RMK äppi tööle saada, siis näeb raja peale enda asukohta, et kuskile mööda ei pane. Tuleb siit otse minna ikka. Kõik on õige. Ja siin kaardi peal on näha seda, kus on see umbes seal näpu otsa juures on üks hoone märk. Seal ongi vist see mäepõlve peal hoone. Okei, näen mingit treppi. Rada on õige. Täitsa kõnnin õiges suunas siis. Ma arvan, nüüd on see rada läbitav. Kui ma nüüd mõtlen, siis seal oli see, et erametsas raie tõttu on rada mitte läbitav. Et siis ei saanud siit läbi, kui parasjagu neid puid langetati ja möllati, kuna siin oleks ohtlikuks läinud, et mõni puu kukub, siis jääd alla ju. Aga siin on raie ära tehtud, et hetkel juba kannatab minna. Keegi siin mingit puude langetamist ei tee. Nii et ma arvan, et võib küll lihtsalt need raja alguses need viidad on veel alles, neid pole ära võetud. Puud on langetatud ja ära viidud ja kõik on raietöö tehtud, nii et rada on läbitav ikkagi. Pole lihtsalt jõutud veel siin raja alguses neid infotahvleid eemaldada, et ei saa.
tuleb suurem järsam tõus trepi mööda. Praegu on siuke väga märk ka. Peab rahulikult minema, et ei libiseks. Ja siin on sillake ka ära murdunud, aga kannatab ikka üle minna. Mina lähen trepi mööda. Ma nii julge ei ole, et selle poriga siit äärest üles ronida. Ja ma eeldan, et rada läheb otse ikka. Vahepeal näitab päikest. Ilm on selle koha pealt hea. Õhtul ja öösel sadas vahelduva eduga. Aga nüüd on mõnus täitsa. Selline õhtu oleks võinud teile ka olla. Muidugi siia suviste tossudega jalutama ei tule, et suured saapad peavad jalas olema. Natukene ikka poriga ja märga kesist kohta. Nii, siit pöörab ära. Ma eeldan, et siit läheb ka rada. Jõudsin jälle suurema lagedama koha juurde. Ma eeldan, et see et saab päris mitmest kohast saab siia rajal tulla, et siin on üks parkimiskoht. Ja seal on WC ka. Siin lõkekaid ei ole. Ja siin näitab Viita põrguorgu. Ja sealpool on rada suletud. Seega kannatas läbi tulla küll. Et ma usun, et ma saan siit ilusti ringi tehtud. Praegu ma olen kuskil siin kohas. Liigun nüüd põrguorgu, siis tuleb siit see mingi sillake veel ja rada läheb tagasi algusesse. Siin on mingisugune Tõllamäe tamm ka. Saab Palklast minna, aga ma vist sinna ei lähe. Teen selle raja ainult ära. Vaated on küll head mäest olla. Ja teiselt poolt läheb kohe üles. Siin on vist see silla koht. Hetkel on küll kõik nagu täitsa tibents-tabents. Oo, mida ma näen. Kohe näitan. Sealt läheb rada edasi, ma usun. Aga siin on natukene põnevat kohta. Liivakivi paljand. Päris uhke.
vesi voolab otse sealt. Otse sealt. Sinna keskele ei hakka vist ronima. Siin on puuplank. Vaatan. Astun üle. Siia üles ma küll turnima ei lähe. Aga siit plankust astun küll üle ja... Oi, kala ujus. Ahven. Tribuline selg. Siin ka. Kivi ääres. Ma ei teadnudki, et sellises pisikeses ojas võib kalasid olla. Läks kivi taha peitu. Ma ei olegi ahven. See on... See peaks olema mingi forell vist. Tundub siuke täpilise mustriga. Jah, see on jõeforell. Jõeforell voolab siukeses, ujub siukeses pisikeses kraavikeses. Täitsa põnev. Ohoo. Siin on koobas. Väga lahe. Uhke värk. Aga olgu, tuleb rajale minna. Nüüd siis rajal tagasi ja tuleb korralikum tõus. Siin on ka osaliselt trepid, aga need on juba vanad ja väsinud. Ja paljud on juba kindlasti kõrvalt ka kõndinud, nagu siit on näha. Siuke keertrepp läheb ülesse pööramisega. Täitsa järsk on. Võib-olla videopildis ei saa niimoodi aru, aga annab minna. Jõudsin vahepeal metsast välja, kuhugi liini alla. Tuleb siis sinnapoole minna. Ja siin on huvitav, et kes jalgade ette ei vaata ja vaatavad taevasse, siis posti küljes on ka viit. Ma usun, et pikka pidu enam ei ole, et enamus rajast on läbitud. Aga kontrollin üle. Jah, väike sutsakas ja olengi parklas. Saigi rada läbi. On tiir tehtud ja sellega ma selle video lõpetangi. Hakkan kodu poole sõitma ja näeme järgmises.